olgu. Nii panin nüüd recording in progress, panin nüüd siia siis arvuti sisse. Aga tere hommikust uuesti nendele, kes siin on nüüd liitunud ja meie tunniajane lühiseminar sellest, et lähme siis sisse pisut juhi sügavamatesse kihtidesse ja vaimsetesse tarkustesse. Ega me Ainiga tegelikult veel ise ka väga täpselt ei tea ju, mis saama hakkab, sest et alati see, mis saama hakkab, me võime igasuguseid asju siin välja mõelda, aga see, mis saama hakkab, sõltub sellest, mis energia selles grupis tekib. Ja me oleme siin ka kokku leppinud seda, et loomulikult meil on mingisugune kondikava endal välja mõeldud, aga meie mõlema koolituskogemus on selline, et kus me saame aru, et me võime mida iganes enne välja mõelda, aga kui me seda gruppi näeme, neid inimesi näeme ja seda energiat tajume, et siis me võime 180 kraadi ümber muuta neid harjutusi, aga teemas me ikkagi lubame püsida täna. Lihtsalt see mismoodi me seda teemat käsitleme, et see sõltub väga paljuski teist, nii et selle osas ma olen hästi hea meel, et kui te saate olla oma liikuva näoga siin, et siis on meil lihtsam tajuda seda ja lugeda teie silmi, et mis teie sees võiks toimuda või mis teie peas võiks toimuda ja sellest lähtuvalt siis ka ümber sättida. Ja ma hakkan kõigepealt, kui ma siin juba rääkima hakkasin, et siis ma võtan nüüd siis selle jagamise siin maha, et siis me oleme natuke rohkem üksteised koos. Et minu nimi on Ivar, õnneks sellel Teamsi ja Zoomi ajastul ei pea nimesid pähe õppima ja saab kogu aeg spikerdada. Ja täna siin olen ma siis juhtimiskoolitaja, coachi rollis ja muidu elus ma veel õpin ka terapeudiks ja mida neid holistiliseks regressiooniterapeudiks, et neid teraapia teadmisi ma toon ka juhtimiskoolitustesse ja coachingusse väga palju sisse, sest et ma tõeliselt usun seda, et juhid on need, kes peavad olema iseendaga päris kenasti kontaktis, enne kui hakata teistega tööd tegema. Ja see iseendaga kontakt loomulikult praegusel hetkel võib tunduda, et nüüd on päris hästi, aga järgmisel hetkel keegi ütleb midagi või midagi juhtub ja see kõik on jälle käpuli maas ja tuleb hakka jälle uuesti ehitama, et see pidev töö iseendaga ja enda sügavamate ja kõrgemate kihtidega midagi, mis juhi töös, ma arvan, ajas aina rohkem kasvab. Et kui me oleme 2000-ndatest aastate alguses tulnud seal pigem protsessi juhtimisest, siis jõudnud inimese kesksesse juhtimise, siis nüüd räägitakse, et aastaks 2030 on intuitsioonipõhine ja spirituaalne juhtimine on see, mis on valdav juhtimisalane suund. Ja juhi 5 seltskonnaga, kus me siis Ainiga siis osalised oleme, et meie eesmärk ongi välja töötada, kujundada sellise tuleviku juhi toetamiseks siis tööriistad, vahendid, toetada juhte üks-ühele grupis, et nende muutustega siis toime tulla. Aga Ain, natukene sinust ka. Me sissejuhatuse peale väga palju ei tahtnud kulutada, aga pisut ju peaks ikka rääkima, kes me oleme. Jah, aitäh, Ivar. Ütleme nii, et sa osa jutust rääkisid juba ära, et mul on samamoodi, et on coachingut, koolitust, meeskondade toetamist, aga mulle endale viimasel ajal meeldib selline metafoor, et kui keegi teist on lugenud Robin Sharma raamatut Pühamees, surfar ja tegevjuht, et mulle hästi meeldis kunagi 10 aastat tagasi, et mulle kuidagi meeldib mõelda, et minus äkki on need 3 isiksust nii-öelda koos, ehk siis see pühamees, surfar ja tegevjuht, et kuidagi leida siis see tasakaal selle nii-öelda nagu maise ja vaimse vahel ja kuidagi tuua seda siis ka teistele, et seda nagu seda vaimuvalgust ja tarkust, mis kõigis on, et selleks, et me saaksime siis inimestele luua seda, milleks me oleme siia ellu tulnud, et see on võib-olla selline lühike kokkuvõtte sellest, kelleks ma ennast täna pean. Ja ärilises siis sellise pragmaatilise maailma kontekstis on meil mõlemal ju ka Swedbanki taust päris pikalt ja minul veel lisaks siis kihvkindlustuse ja Omniva taust juhtides, siis minu meeskonnas on umbes kuskil kokku, ma mingil hetkel lugesin, et umbes 2000 inimest olnud ja 60 juhti, et siis on asju juhtunud ja inimeste kohta saanud päris palju teada. Ja sinul ka Ain on ju Swedi taust pikalt.
Neid on jah nii palju olnud ja kuna ma viimased 6 aastat olen või 7 peaaegu juba jah, oma käed on toimetanud erinevate juhtide ja meeskondadega, et siis on neid tõesti saanud palju näha ja äge on nagu see, et mida aeg edasi, seda kihvtimaks ja ägedamaks muutuvad ka juhid, kellega ma töötan, et see on kuidagi näen, et läheb suund on õiges suunas, ütlen niimoodi või liigume õiges suunas ka juhtimisega. Eks me enda ümber ju koondume ja tõmbame neid inimesi, kes hetkel meiega kokku klapivad ja eks me oleme keskmine 5 meie lähiringi inimesest ja kui keegi tõmbab meid alla, siis täitsa okei on minna edasi ja võtta keegi, kes aitab meid jälle natukene ülesse poole. Nii et need inimesed tulevadki kuidagi imelisel kombel meie ümber, kes on täpselt meil sellel hetkel elus siis vaja. Aga nii palju sellest väiksest ego-tripist, et Ivar, läheme teemasse ka. Lähme teemasse ja ma mõtlesin, et teema alguseks, et see sügavamad ja vaimsed kihid, sügavamad ja kõrguste kihid ühendada, et siis mulle hästi meeldib klassiku Jungi ütlus, mis siin on küll väljamaa keeles, aga vast valdav osa saab sellest aru, et ükski puu ei saa kasvada kõrgustesse, kui ta juured ei ulatu väga sügavale ja see pidev balansi otsimine selle vahel, et kasvada kõrgustesse nii organisatsioonis inimesena, siis see eeldab ka seda, et sa lähed aina sügavamale. Ehk et sa saad tuge nendest sügavamatest kihtidest, mis su sees siis on. Ja nende sügavamate kihtide taga, millele mina siis selles seminari esimeses pooles keskendun, on väga paljud mõttemustrid, millest eelmine kord meie kolleegid Juhi 5-st Reelika ja Olesja päris palju rääkisid, et saate YouTube'ist vaadata seda webinari ka järgi. Ja Ain siis teises pooles keskendub sellele puu maapealsele ja kõrgustesse minevasse osasse ja see puu olemegi meie ise siis. Ja mulle tõesti see Jungi ütlus väga-väga meeldib ja see viimane sõna seal, et reach down to hell, et just kui sa kõrgustesse tahad kasvada, et siis sa pead sügavustesse minema nii selliste nagu põrgukihtidesse. Ja eks nende vaimsete arengutega ja praegu ju neid vaimse arengu toetajaid on iga nurga peal ja iga nurga peal on neid, kes aitavad sind siis selle valguseni, mida nemad on siis arvavad, et neil on siis pakkuda, et sealt on kindlasti alati igavahelt midagi võtta, aga lõpuks me peame kõik ikkagi ise selle teekonna läbi käima ja nendest vaimsetest teemadest sõltuvus on päris kerge ka tekkima ja seal omakorda ego tekkima sellest, et minu ego on nüüd see, et ma olen nii valgustunud ja vaimne, et need on sellised pidev mäng. Mulle hästi meeldib üks budistlik ütlus sellel teel, et mägi on mägi, jõgi on jõgi, siis ühel hetkel su elus mägi ei ole mägi, jõgi ei ole jõgi ja siis mingil hetkel sa jõuad jälle tagasi sinna, et mägi on mägi ja jõgi on jõgi. Aga me peame seal hetkes ka ära käima, kus me ei taju, et see päris mägi või päris jõgi on ja see vaimne areng juhil on ka ikkagi selline põrgukihtides läbikäimine, sest et mida sügavamale kihti sa lähed, seda hullemad asjad hakkab su alateadvus siis esile tooma. Ja te olete kindlasti ju kõik kuulnud seda Maslow ja ma ei hakka seda siin koos läbi käima täna, aga Maslow seal ülemises tipus on siis self-transcendence või eesti keeles on seda ka siis umbes põhimõtteliselt eestikeelsete tähtedega siis ümber kirjutatud sama ingliskeelne sõna, mis siis oma olemuselt tähendab siis teiste eneseteostusele kaasaitamist. Ja sellesse kõrgustesse kihtidesse sa jõuadki läbi selle, kui sa oled need alumised kihid ära lahendanud. Ja nende alumistesse kihtidesse sa kukud mõnikord jällegi tagasi, su turvatunne kaob, su kuuluvus kaob erinevatel eluhetkedel. Ja siin mõni aeg tagasi tehti üks uuring sellest, et millised inimesed on siis, millistel inimestel siis see joy või õnn püsib ja Dalai Lama ettepanekul siis üks ülikool seda uuris ja uuriti siis seda ja saadi teada, et
õnnetunne säilis nendel inimestel ka 4 nädalat hiljem, kes olid teinud midagi teiste jaoks head. Aga nendel, kes tegid head ainult iseenda jaoks, see õnnetunne 4 nädala pärast oli juba lahtunud. Et see viib ka väga hästi uuesti tagasi sellesse, et see teiste eneseteostusele kaasaitamine, aga nagu selles ka Maslows on, et sa pead enne ikkagi need eelmised kihid nagu ka läbi käima, et siis sa sinna jõuad. Ja et nii palju sellisest teoreetilisest taustast. Et on mõni nagu kommentaar selle peale, et nüüd ma võiks teha ühe harjutuse ja minna siis enda juurde korraks tagasi enda põrgukihtidesse ja annaks teile selle võimaluse sinna minna, aga enne kui me sinna lähme, kas selle Jungi ja Maslow ja Dalai Lama ja uuringu kohta on mõni. No mõte kindlasti tekkis, inimesi eristabki ju teistest liikidest see, et meil on need mõtted, on ju, et pigem mis mõte tekkis? Võib-olla nii kaua, kuni teised veel mõtlevad, julgust koguvad, siis kommenteerin juurde, et tõepoolest, et see sügavus ja kõrgus, et need käivad käsikäes, et olen kogenud mõlemat ja ka Ivari toel käinud seal päris sügaval ära ja võin öelda, et see aitab ka ülesse poole liikumisele, et see ongi niisugune tasakaal on vaja, et see on valus ja natuke hirmutav olnud minu jaoks vähemalt, aga ära käid, siis on pagan äge tunne pärast, et tunned, et oled sealt sügavuses saanud mingisugust uued kihid ja selguse jõu võib-olla, ütleks niimoodi. See väike kommentaar. Tiina, mis mõtted sinul tekkisid? Ja just mõtlesin seda Maslow püramiidi ja mõtlesin, et kas ma olen piisavalt kõik kihid läbi käinud. Sain aru, et olen ja tõesti ongi see viimane ülemine tipp, et sa hakkad juba ennast teostama teiste kaudu ja aitad teisi. Ja ma olen täiesti nõus sellega, et abistades teisi, aidates teisi on rahulolu kordades suurem kui rahulolu iseenda saavutusele. Kiidan. Ja, aitäh. Ja kusjuures selle Dalai Lama ja Desmond Tutu 1,5-tunnine vestlus ja intervjuu saade on vist ETV kodulehel veel kättesaadav, kus siis sellele viidati, et see on üks imeline näide sellest, kuidas totaalselt pealtnäha erinevate maailmavaadetega inimestest on saanud üli üksteist hoidvad ja rõõmsad sõbrad, nii et tasub vaadata, et see peaks kuskil nädal aega olema veel nähtav ETV kodulehel. Aga nüüd teeks ikkagi teie endaga ka, et mis me siin ikka teoretiseerime, et võtaks ikkagi ise ka, läheks korraks natuke nende sügavuste poole, et see on nüüd selline individuaalne harjutus, kus mõistlik on üks paber ja pliiats endale võtta ja alati sellist tüüpi harjutuste puhul, mis iseendaga tegelevad, on mõistlik pigem seda teha käsikirjaliselt, et arvuti ekraani peale kirjutades ma ei tea, mis asi see on, aga ma ei oska seda selgitada, võib-olla teadus, ma arvan, et teadus ei oska kõiki asju selgitada ka, aga et kui me kirjutame käsikirjaliselt, eriti selliseid iseenda arenguga seotud asju, siis see info tuleb meile hoopis puhtamalt ja hoopis meiega rohkem seotud info, kui me kirjutame seda kuhugi digiekraanile klaviatuuri kaudu. Et see meie enda domineeriva käe kaudu kirjutamine, see toob hoopis teistsugused infot päevavalgele kui arvutiekraanile klõbistades. Ja ma ei tea, mis seal taga on, miks see nii on, öeldakse, et käed on südame pikendus ja nii edasi, võib-olla on seal kuidagi mingi seos sellega, aga järgmine harjutus, nüüd individuaalne harjutus on selline, et mõtle 3 olukorra peale oma elus, ükskõik kui vana sa siis praegu oled sa 20, 25, 45, 55 või 65, vahet ei ole, sinu elust sellised 3 kõige olulisemat sündmust või inimest või midagi, mida sa näed, et see on kujundanud sind inimesena selliseks, nagu sa täna oled.
mingisugused sündmused, hea oleks, kui need ei oleks mingid hästi lähiajas, sest et lähiaja asjaga on meil hästi tugev selline, mingi akuutne seos, aga see võib olla midagi nagu lapsepõlvest. Näiteks minul oli see, et kasvamine üksikemaga, kes on invaliid, et see väga tugevalt mõjutas minu olemust ja käitumist. Mis iganes need sündmused siis sinu elus on olnud või inimesed, kes on sind mõjutanud. Heas, halvas, vahet ei ole. Kõik on neutraalne, lihtsalt on nagu on. Ei pea neid teistega siin jagama, aga võite loomulikult, see on väga teraapiline kogemus võib-olla jagada, aga saan aru, et siin on palju võõraid inimesi, aga ma lihtsalt toon mõned näited, mis need võivad olla ja näiteks kuidas mõni inimene kujuneb siis selliseks, nagu ta on, et ma toon iseenda näite puhul, et haavatavus on kindlasti see, mis on juhi üks vooruseid, ehk et on haavatav ka enda nende sügavamate kihtide osas oma tiimi ees ja julgeb öelda, et ma siin ka võõraste inimeste ees olen nüüd haavatav ja jään interneti sisse nendega siin tiirlema, aga minu jaoks on väga suured mõjutajad. Üks oli siis see, mis keskkonnas ma kasvasin üksik emaga, kes oli invaliid ja kes oli väga tugeva kontrollivajadusega tema enda raske lapsepõlve tõttu ja selle tõttu ma pärisin ka sellise teraapias öeldakse seda psühholoogiliselt kadunud lapse omadused, millega ma olen nüüd viimastel aastatel päris palju tegelenud, mis on mind kujundanud ka juhina loomulikult. Siis ühel hetkel, kui ma olin koolikiusamises, siis see, kes oli see sihtmärk, siis minu tollane matemaatikaõpetaja 8. klassi lõpus siis ühe intsidendi tõttu siis klassis seisis minu eest ja pidas maha sütitava kõne, kuidas inimesed võiksid olla sellised, nagu nad on ja lihtsalt nad on sellised, ilma et nad on head või halvad. Ja seal kujunes siis mul arvamus, et head inimesed on matemaatikaõpetajad ja tähendab, et mina pean minema matemaatikaõpetajaks õppima, mida ma siis ka läksin õppima. Aga hiljem elu jooksul ma sain loomulikult teada, et häid inimesi on ka teiste seas, mitte ainult matemaatikaõpetajate seas, et siis aga see siiski mõjutas väga paljuski seda õpetamise teekonda. Ja kolmas, ma arvan, suur mõjutaja oli minu jaoks see, kui esimest korda elus umbes 3 aastat tagasi
ma ei tea, ma ei saa öelda nagu jäin, aga ühesõnaga ema kodust kolisin ühte suhtesse ja ühest suhtest järgmisesse suhtesse ja siis jäin üksinda ehk hakkasin päriselt õppima siis üksinda olemist. Ja ma arvan, et see on kujundanud täna väga tugevalt seda maailmavaadet, mis mul on ja mida ma annan ka edasi siis koolitades ja juhtides. Et näiteks mingid sellised nagu sõnumid või sellised mingid näited, need võivad olla, mis võivad siis olla nagu sind kujundanud. Ja samamoodi ka sinu meeskonna liikmetel juhina on ilmselgelt mingid olukorrad, mis käivituvad, minul on mingi kontrolliteemad, mis käivituvad või kui teine üritab kontrollida, ma kohe käivitun. Ehk et mingid asjad, mis toovad mu sealt alateadlikult juurte kihist esile midagi, mis tundub jabur, aga ma käitun niimoodi, sest et see on niimoodi kujunenud. Aga alati on meil täiskasvanud inimesena võimalik siis seda muuta. Et me ei saa muuta seda, mis ajaloos juhtus, aga me saame muuta seda, kuidas me täna sellesse suhtume. Ja nüüd selle eelmise harjutuse jätkuks ja selle tulemusena nüüd küll me siin teeme väikest kaasamist ka, aga selle eelmise harjutuse jätkuks nüüd enamik siin on, ma tean, juhid või siis soovivad saada juhiks või on olnud juhid. Et võtame nüüd sellise juhtimise nurga ja selle küsimuse, et pane nüüd endale kirja, et miks sa oled juht ühe lausega. Miks sa tahad olla või miks sa olid, aga miks sa oled juht? Ühe lausega kirja. Ärge üle analüüsige, lihtsalt see lause, mis tuleb, see tuleb. Seda lauset keegi ei näe. Võite pärast paberi ära süüa, kui tahate. Nii. See lause. Ma arvan, et see mõte on teil juba seal olemas, et see lause lahti kirjutamine ja mõtteks sõnastamine võtab aega, aga see idee kui selline on juba ju kohe olemas. Aga nüüd selle samale lausele, kui te seda sama lauset vaatate, siis vastus, aga miks? Uus küsimus on, aga miks nüüd selle eelmise lause pealt? Tõest märksõna või ilusti formuleeritud lause kirja, aga veel kord, aga miks? Kui te seda eelmist lauset loete, siis aga miks? Teil on juba juhe kokku jooksnud, ma vaatan. Lugege seda lauset uuesti nüüd mõttega ja vaadake, kas tahate seal, kas see on nagu see, mis ta peab olema. Loe teda uuesti ja nüüd ma küsin veel korra, aga miks? Sellele lausele, mis sul kirja sai, et aga miks? Miks nii? Te arvate, mis järgmine küsimus on?
Miks nii? Kui sa nüüd seda 4. lauset loed, miks nii? Vaata päriselt enda sinna juurte sisse. Seal sa võid saada vastuseid selle pealt, mis sa enne kirja panid, selle 3 mõjutajat või sünnust. Mingid õpikogemused või taipamised siis sinu eluteel. Rohkem ma praegu ei küsi, aga mõnikord läheb 9 korda aega, mõnikord läheb 3 tundi aega, mõnikord saab 3 korraga pihta juba. Me tajume ära selle, et kui see vastus on see päris vastus, see juurtest tulenev vastus, me tajume selle ise suhteliselt hästi ära, seda keegi teine kõrvalt ei saa öelda, et see on õige vastus või mitte, sinu õige on sinu õige. Kui sa tunned, et seal võib-olla on ikkagi midagi veel, ma ei julge sinna vaadata või jumal tänatud, et see harjutus läbi sai, on ju, et kui hakkas ebamugav, siis tähendab, tuleb minna veel edasi. Et kui sul hakkas ebamugav seda kirjutades, siis tähendab mine veel edasi. Ehk et selles ebamugavusest tuleb minna läbi. Päris mitmete jaoks, kellel on kaamera sees, ma vaatasin kuskil kolmanda küsimu juures hakkas natuke nagu kohmetus või ebamugavus, et sealt tuleb kindlasti läbi minna, et seni kaua tuleb sellest läbi minna, kuni te nagu päriselt jõuate selle nagu juure tippu, on ju. Ja te tunnete ära selle hetke, kui te sinna juure tippu jõuate. Et seda harjutust saab teha mitmel moel, täna me tegime sellise lühemal moel, aga seda võib teha ka moel, et sa 3 tundi järjest kirjutad lakkamatult sellel samal teemal, et miks ma olen juht. Ja umbes kuskil 2.–3. tunni vahel hakkavad tulema siis päris asjad. Et alguses on kõik see sellise ego kihid, et mis ma teen ja saavutanud ja mitu alluvat mul on olnud ja kõik see, mida me enne siin ka presenteerisime sissejuhatuses. Et kellel kui kaua nagu oleneb, kui palju neid kihte on loodud või kui palju neid kihte on loodud, eks mida rohkem aastaid, seda rohkem neid kihte on ka loodud või mida rohkem on neid mõjutajaid olnud, mis meil neid kihte siis loovad, et siis seda päris kihtideni jõudmine võib võtta omajagu aega, aga ma loodan, et te selle 5 küsimusega juba kuhugi jõudsite. Ja see, kus sa siis nagu täna oled, võib-olla sa jõudsid juba 3., et sul võib-olla ei olegi vaja, et nüüd ma tahaks, et ma palun, et sa sõnastad siia chati ära selle lause nüüd või natuke teise nurga alt ja niimoodi, et ma panen siia selle alguse ette. Et sa sõnastad seda niimoodi, et olen õnnelik ja tänulik, et kuidagi üritad seda mõtet nüüd niimoodi sõnastada ümber. Kes tunneb, et kohe üldse, et see avatavus praegu nüüd ei ole üldse nagu seal maal, et tahaks seda siia chati kirjutada, aga videosalvestusse see ei jää. Te võite ka endale selle kirjutada, aga veel parem on see, kui te ütlete selle teistele välja. Ja sõnastate selle, annate selle enda miksi siia ja enda selle sügavama põhjuse, miks te olete juht siia välja. Ja peale tänast loomulikult see seedib ja settub veel. Et mina ise olemine ja just ja see on väga oluline väärtus, mis Anu, aitäh, et sa kohe siia kirjutasid selle, et see lause erinevates dilemma situatsioonides, mis meil elus on, ka juhina, see lause aitab meil teha valiku, sest meil alati on valikud, alati on mingi otsus vaja teha. Kunagi me ei tea, mis see otsuse tagajärg, milline on nagu õige või vale, sest alati on õige see, et sa teed üldse otsusegi, on ju. Et asi lihtsalt on, nagu ta on, et siis see lause võib aidata sind sellistes dilemma situatsioonides. Näiteks, kui ma siin võtan Anu näite, on mingi dilemma, kui ma seda nii lahendan, kas see on minulik ja siin ma olen mina ise või see ei ole niimoodi. Ja juhina ka, kui me inimestega tööd teeme. Ja, et poleks tagasi vaadates piinavalt valus asjatult elatud aastate pärast. Ja sellega tuleb mul meelde, et väga paljudel inimestel on surmahirm, aga surmahirm on hirm elamata elu ees. Et praegu see Anne mõttega tuli see kuidagi meelde. See võib-olla ei olnud üldse sinu mõtte taga, aga see kindlasti ei olnud ka selle mõtte taga, et kuidagi seostus see. Nii paljude inimestega koos suuri ja väikseid tegusid, mis mõjutavad positiivselt paljusid, väga ilus. Ja, kõik on ilusad laused, saavutusvajadust teostada teiste inimeste toetamise kaudu.
meeskondadele aidata omanike ootusi täita ja siin on positiivset maailmale positiivse plussmärgiga väärtust luua ja neid näiteid, mis on siis nii üks-ühele töös kui ka meeskonda avada teie rõõmule ja armastusele väga ilus jälle. Ja aitäh, Signe, selle avatuse eest, et lapsepõlvest ja ebaõigluse tajumine, et see tõesti inimesena kujundab meid hästi palju, mis olid ka need kolm asja, et see kujundab meid palju ja jumal tänatud, et ta meid kujundab selliseks. Sest et siis me saame, meil on siis empaatia kasvab ja me suudame juhina väga edukalt hakkama saada, kui meil on neid kogemusi. Ja siis me saame pakkuda teistele seda, mida nemad vajavad, kui meil on midagi anda. Me ei saa midagi anda, kui meil seda endal ei ole. Nii et kõik sellised erinevad kogemused, nad lihtsalt on. See ei ole halvad või negatiivsed kogemused, need lihtsalt on kogemused. Et me ei pea neid üldse pealkirjastama kuidagi. Ja et aitäh, et olite valmis minema sinna sügavamatesse kihtidesse ja ilmselgelt teie enda personaalsed sügavused on veel sügavamad ja nendega on võimalik veelgi sügavamale edasi minna, kas personaalses töös või kas või ise tegeledes, et kõigeks ei ole vaja kõrvalist abi. Ja jõuda parema elu ja vabaduseni, et näete, et hästi sarnased, kui te neid siin loete, aga teistpidi hästi erinevad. Ja ma arvan, et see ongi oluline, et me kõik oleme ise oma nende juurtega, sest et kõik need puud on erinevad. Ja see teebki metsast metsa, kus meil on tore käia, et kõik puud on erinevad. Aga vaatame natuke kõrguste poole nüüd ka, Ain. Ja vaatan, et see oli nii hea soojendus, et pani kohe mind ennastki mõtlema, miks ma neid asja teen. Ja ma mõtlesin niimoodi, et ma teen ka sarnaselt Ivarile, et ma väga palju teooriat ei räägi, et pigem teeme mõned harjutused läbi ja sellised, mida siis saab kasutada nii-öelda nagu ütleme igapäevaselt ja ka koos oma inimestega. Aga kõigepealt võib-olla räägiks lühidalt sellest, et mis asi see vaimsus on, et seda tõlgendatakse ka hästi erinevalt. Ma ütleks, et Eestis on sõnal vaimsus siis, või vaimne nii-öelda vähemalt 3 tähendust. Et esimene on, räägitakse vaimse töö tegemisest, siis on pigem seotud sellise mentaalse tegevusega või mõttetegevusega, või näited on siis, ma ei tea, juristid, raamatupidajad, kirjanikud, kõik need, kes siis teevad peaga tööd. Siis teine tähendus on seoses vaimse tervisega, millest räägitakse, tuuakse, et Eestis on vaimse tervisega lood pahasti. Et ma ütleks, et see on nagu pigem kombinatsioon siis samamoodi meie mõtetest ja teiselt poolt siis emotsioonidest ja sellest, kuidas me oma tunnete emotsioonidega hakkama saame. Ja kolmas vaimse sõna tähendus on siis selline spirituaalne tähendus ja see on ka siis see, millest mulle nii-öelda meeldib rääkida. Ja ütlen, et sellel sõnal spirituaalne ka hästi palju erinevaid tähendusi, definitsioone, aga üks lihtsamaid võiks olla, et see on siis selline inimeste kaasasündinud vajadus kuidagi sellise millegi kõrgema, millegi sügavama, millegi sellise, ma ei tea, ütleme jumaliku järgi, et midagi sellist, mida on nagu raske kirjeldada, aga samas ometi, mida inimesed siis kuidagi südamest tunnevad ja mis neid siis kutsub ja tõmbab. Ja siis sellele kutsele vastamiseks on leitud nagu väga palju erinevaid mooduseid, et alates siis vanadest usutraditsioonidest, on ta siis kristlus, islam, budism, taoism ja nii edasi, kuni siis tänapäevaste uute vooludeni välja, mida siis kutsutakse uusvaimsuseks, et kogu see esoteeriline maailm. Ja usuteaduses räägitakse isegi sellisest mõistest nagu homoreligioossus, mis tähendab seda, et kui nagu uuritud ühiskondasid, et siis ei ole leitud veel siiamaani inimtsivilisatsioonist ühtegi sellist kultuuri või hõimu, kus selline religioosne või spirituaalne mõõde oleks puudunud. Et see tundub, et see on üle maailma siis nii-öelda nagu kõikidele inimestele omane ja ühine. Ja miks sellest rääkida, miks see oluline on, ma ütleks nii, et see on nagu üks oluline aspekt inimeseks olemisest. Ja et meil on see maine pool, mida me teeme siis nagu igapäevaselt, aga samas on siis ka selline sügavam pool.
ja et kui ei saa nagu olla ühte ilma teiseta ja nagu, et näide on võib-olla see, et võib-olla olete kogenud selliseid inimesi, kes on nagu üdini sellised materiaalsed ja kuidagi vaimsus üldse huvitab, midagi on sealt just nagu puudu ja siis teine pool on võib-olla sellised lillelapsed, kes siis on üdini vaimsed, aga maine pool on puudu. Ja mulle meeldib selline metafoor, et kui sul üks pool puudu on, et see on just nagu selline lind, kellel on üks tiib on haavatud ja kes siis nii-öelda rapsib maa peal, üritab lendu saada, aga ei saa, et ei suuda siis oma potentsiaali realiseerida. Aga alles siis, kui sul on mõlemad pooled on nii-öelda kantud ja olemas, et siis sa suudad lendu tõusta ja teha siis seda, milleks sa oled siia ellu kutsutud. Ehk minu jaoks see vaimne pool on puhtalt see, ei saa öelda puhtalt, aga see on nagu väga oluline osa siis sellest, selle oma potentsiaali realiseerimisest, miks me siin oleme. Ja siis ma nüüd näitan ühe definitsiooni ka ikkagi veel. On olemas selline mõiste nagu spirituaalne intelligentsus. Ja kes tahab, see võib hiljem veel kodukalt leiab ka üles, on selle kohta veidi pikem jutt, et mis asi ta pikemalt on ja mis oskused sinna juurde käivad. Aga ma näitan lihtsalt selle definitsiooni teile. Ja näete, eks? On näha. Väga hea. Et üks versioon on siis selline, et spirituaalne oskus, et see on oskus ja võime käituda targalt ja osavõtlikult, säilitades sisemise ja välise rahu sõltumata olukorrast. Ja mis see nagu ütleb, et ma arvan, et see on eelkõige juhil väga oluline, et meil tuleb igasuguseid asju, et juhtub meie endaga, juhtub meil töö juures, juhtub inimestega meie meeskonnas ja seal sellise tarkuse, osavõtlikkuse ja rahu säilitamine minu arust on äärmiselt oluline selleks, et siis kuidagi sellest olukorrast läbi tulla. Ja võib-olla minu jaoks on selline võtmekoht ka siis selle sisemise rahu säilitamine, et väliselt me suudame päris palju juba inimesi ära petta, et oleme nagu rahulikult, kõik on hästi, aga see, mis sisemaailmas toimub, et see on vahel selline päris huvitav, ütleme niimoodi. Et siis selleks, et selle sisemise rahuni jõuda, et see on selline nagu vähem pikem töö. Ja siis ma mõtlesin, et ma täna vaatan, et me jõuame ilmselt teha vist 2 harjutust tõenäoliselt läbi, et saada kuidagi aimu ka siis sellest, et kuidas seda spirituaalset intelligentsust siis rakendada. Ja tahtsin teha, teeme ikka 3, teeme ühe lühemalt natukese. Teeme niimoodi, et mõtle korraks mõne sellise väljakutse peale, mis sul ees on, mis sulle tekitab võib-olla muret, ma ei tea, stressi, hirme, pinget, et mingi selline ebamugav olukord, mis sinu elus hetkel on püsti. Et see võib olla seotud kuidagi siis tööga, tervisega, suhetega, jumal teab millega. Mingi üks selline olukord, mis tundub, et on sinu jaoks nagu oluline, millele võib-olla isegi ei tea nagu lahendust või vastust, et kuidas mida sellega peale hakata. Ja siis pane sellele ka 10 palli süsteemis nagu hinne, et kui hull see sinu jaoks olukord on. Lihtsalt, et 10 on siis nagu kõige hullem, et hullem enam olla ei saa. Ja 0 on siis, et ei ole nagu üldse teema. Ja kui see hinne on olemas, siis vaatame seda nüüd veidi nagu suuremas perspektiivis. Et mõtle nüüd nagu selle peale, et kui sa paned selle situatsiooni või väljakutse, mis sul on oma elu nii-öelda, kogu oma elatud elu siis perspektiivi. Et kui sa mõtled nagu selle peale, et kus sa nagu läbi oled tulnud alates lapsepõlvest kuni tänase hetkeni, mis väljakutsetega sa oled silmitsi seisnud, et milline on siis tänane väljakutse nendega võrreldes. Et kui suur ta nagu siis kogu selle sinu elatud elu väljakutsetega võrreldes on. On ta suurem, on ta väiksem? Elektri kõrgest hinnast on väga palju räägitud, siis tänases saates ma peatun. Keegi kommenteeris vahele, aga ma ei saanud hästi kuulnud, et ja, aga läheme nagu veidi veel suuremaks. Et kui see nagu kogu elu perspektiiv on olemas, siis mõtle korraks ka selle peale, et kui panna see veel suuremasse konteksti ja kui mõeldagi kogu elule maal, kõikidele nendele inimestele, kes siin toimetavad, elavad, kogu loodusele
kõikidele väljakutsetele, millega me nii-öelda maa peal silmitsi seisame. Et kui sa nagu selles perspektiivis püüad hinnata, et kui suur see sinu väljakutse siis on ja panna samamoodi sellele mingi 10 palli skaalal. Ja viimaseks võib mõelda niimoodi, et tõmbaks selle skaala veel laiemaks, et kui mõeldagi kuidagi kogu inimkonna siis ajaloole, mis on siis nagu 200 000 aastat, kui inimesed on elanud, eks, või see homo sapiens. Et kõik need väljakutsed, mis meil on olnud inimestena, sõjad, katkud, ma ei tea, mis iganes see on olnud, et kuhu see sinu väljakutse nagu siis asetub, kui suur ta siis on. Ja ma arvan, et see on nagu sissejuhatuseks piisav, et kui sa tahad edasi mängida, et siis võid nagu hiljem sellega jätkata, et minna sinna juba nagu päris kosmiliste mõõtmeteni, aga mingisuguse aimu ta annab. Ja seda tehnikat kutsutakse ametlikult, on siis ta nimi on reframing, ehk sa paned siis oma probleemi just suuremasse raamistikku ja vaatad siis, et milline see probleem on. Ja sama võib-olla on ka oluline hea kasutada ka meeskondadega, kui tundub, et mingil hetkel on nagu selline suur väljakutse ees, millega nagu, et tundub, et kohe-kohe nagu tuleb maailma lõpp. Aga kui panna see veidi suuremasse raamistikku, siis võid avastada, et äkki olukord nii hull ei ole. Ja miks see oluline on see, et sellisest stressist või paanikas olles on raske leida siis uusi või loovaid lahendusi, kuidas välja tulla. Aga et kui sa suudad selle pinge nagu maha tõmmata, et siis selles olekus on nagu oluliselt lihtsam leida ka lahendusi, mis aitavad siis sellest olukorrast välja tulla. Ja nüüd ma näen, et Virgel on näppu püsti. Ja, ma tahan küsida selle skaala osas, et mis on seal allosas ja mis on üleval osas. Ma ei paanud seda tähele. See skaala 10 palli süsteemis, et 0 on siis see, kus ei ole nagu üldse probleemi, eks ole, 10 on siis see, et ongi kohe-kohe tuleb maailma lõpp, et enam Okei, jah, seda tahtsingi täpsustada. Jah, aitäh. Kas on selle kohta veel küsimusi? Ja, näen nii veel. Kas sul on äkki mingid näidet tuua, sest et kahjuks me nagu järsku ei saa kosmose mastaapi nagu minna, et me oleme suhteliselt tugevalt reaalajast kinni, et kas sul on enda näide tuua oma elust, kus sul on õnnestunud selline samm taha astuda? Jaa, ma ütleks, et see on natuke selline meeleseisundi küsimus, et see nõuab natuke nagu rohkem aega, et kuidagi tajudagi siis kogu seda elu kuni siis selle universumini välja. Ja kui mina olen seda teinud, siis ma kuidagi saan aru, et see probleem, millest ma mõtlen, see on täiesti mõttetu. Ei ole nagu üldse küsimus. Aga et see on kuidagi sellise tunnetuse saamine Mart meeskonna kontekstis võib olla seda algusest sipa keeruline teha, et see nõuab nagu sellist lainele viimist, et üksi on, et see läheb sellisesse natukesse meditatiivsesse seisundisse, et nii-öelda selle kosmiliselt tasandilt seda vaadata. Et see on nagu võib-olla selline vastus, ma ei tea, kas see nagu aitas kuidagi, aga et on niisugune natuke mingi teise tasandi vaade siis, et sinna üles poole jõuda. Tuua kiire näite, no see ei olnud minu see näide, aga mul praegu tuli meelde, kuna siin vahepeal lihtsalt tuli taustaks kuskilt mingi tausta elektrihinna värk on ju, et mul eile tulid siis need arved on ju, ja need olid seal nagu kordades suuremad, kui ma isegi kartsin on ju. Ja korraks ikkagi võttis selle emotsiooni nagu, ja siis ma mõtlesin, et okei, aga kui ma nüüd selle aasta peale ära jagan on ju, või kui ma jagan selle mingi perioodi peale ära või kõige peale, mis mul nagu, ma ei tea, mõtlen oma sissetulekute peale on ju, et no ma saan tegelikult ju hakkama sellega on ju. Ja kui me võtame nagu oma eluteekonna kontekstis, et siis minu eluteekonna kontekstis ilmselgelt see probleem nüüd ei ole nagu nii suur on ju. Jah, natuke tuleb teistmoodi planeerida, kui ma arvestasin, aga eks ma siis kohandun ja planeerin ümber on ju. Ja universum või inimkonna kontekstis on see, ei peaks võib-olla nii oma emotsiooni raiskama selle peale, et mis ta mulle eile nagu õhtul siis ikkagi päris korralikult nagu käima tõmbas mind on ju.
No lihtsalt üks väga pragmaatiline näide siit otse Eestimaa pealt, on ju. Väga hea näide. Jah, kuulge, aga siis ma tahaks teha ikkagi ühe harjutuse veel. Ja ma olen natuke kimbatuses, et ma ei oska isegi valida, 2 tükki mõlemad on nagu ägedad, et ma ikkagi teate, ma sain innustust, Everiin on su nimi, eks sina küsisid, et mis see kosuline värk on ja et teeme siis ühe sellise vaimusilmas loomise harjutuse nii-öelda nagu läbi, mis lähebki natuke selliseks meditatiivseks kätte. Et me oleme siin juba nagu natuke saanud mõelda ja arutada, et teeme siis sellise sisekaemuse ka veidi. Ja ma räägin teile tausta ära ja siis ma seejärel panen taustaks lihtsalt pildi ja heli. Aga et see on selline harjutus, mida on jällegi teaduslikult on maru keeruline põhjendada, aga samas seda kasutavad siis nagu hästi paljud inimesed ja isegi mu naine, kes on muidu väga 2 jalaga maa peal, ütles, et tema ka teeb seda, ta kutsub seda vaimusilmas loomiseks. Ja oma olemuselt ongi ta siis selle nii-öelda kujustamine või nii-öelda mõttes läbimängimine, mida sa siis tahad oma ellu tuua ja elus kogeda. Ja noh, näiteid, minu lemmiknäide võib-olla pärineb siis spordivallast, kus üks tõesti sündinud lugu, üks golfar, profigolfar sai mingi jamaga hakkama, pandi vangi 3 aastaks ja siis ta seal hakkas nii-öelda kujustama läbi mängimist ühest oma lemmikrajast, kus on see 18 auku, kes golfi mängida teavad. Ja ta iga päev siis nagu mõttes mängiski selle läbi, et kuidas ta läheb sinna rajale, kuidas ta paneb siis seal selle tiia, mis selle nimi palli peale, kuidas ta nagu lööb seda ja kuidas see kõik läheb. Ja harjutas niimoodi mõttes seda, siis kui ta ühel hetkel välja sai, läks sinna oma väljakule ja tegi esimese mängu siis peale 3 aastat sõrmisi istumist ja mis oli hämmastav, oli see, et ta tegi oma elu parima mängu, kuigi ta ei olnud füüsiliselt saanud kordagi mängida. Et noh, see on võib-olla nagu näide siis, kuidas vaimusilmas mängimine teeb asjad teistsuguseks. Ja mina olen kasutanud seda selliste suurte väljakutsete eel, et kui on mingid suured esinemised näiteks, siis kuidagi kujustad selle läbi, et kuidas see asi kõik juhtub, mis seal toimub ja mida nagu tunneb. Et selline väike siis seotus. Ma vaatan, panen kohe nüüd uue taustapildi ka, üks hetk. Et sa võid nagu mõelda juba nii kaua selle peale, et mis on see üks asi, mida sa tahaksid oma tulevikust näha või kogeda. Et siis meil on selle järgi mõnda lihtsam teele minna. Ja ma üritasin leida sellise neutraalse taustapildi siis sellele. Ja kui saad, siis mõtle jah, see üks asi, mis sul on või kogemus, mida sa sooviksid elus näha. Ja seejärel võid panna silmad kinni, et silmad kinni on seda üldjuhul natuke nagu lihtsam teha. Et lihtsalt saad selle silmad kinni kujustada ja kui sa tahad, sa võid panna isegi oma ekraani pildi jagamise ka kinni ja selleks oleks äkki nagu mugavam mõnel inimesel. Ja sissejuhatuseks me teeme sellise lühikese, ütleme, keskendumise või lainel saamise. Et pane silmad kinni ja märka lihtsalt oma hingamist. Ja pane tähele lihtsalt, kuidas sa hingad sisse ja hingad välja. Lihtsalt märka seda. Ja seejärel, kui saad, siis tooma tähelepanu oma südamele. Ja vaata, kas sa tajud oma südamelööke, südant tuksumas. Ja kui kohe ei tule, siis võid panna käe oma rinna peale ja tajuda seeläbi oma südant tuksumas. Ja võid öelda ka aitäh oma südamele selle eest, et ta sind iga päev kannab ja elus hoiab ja ühendab meid ka meie oma parema olemusega.
ja kujuta ette, et see sinu süda ja see tänutunne, mis sinu südames on, et see kasvab ja muutub just nagu selliseks võlusõidukiks, mis saab su kanda tulevikku, kus su soov ongi täide läinud. Ja kujuta ette, kuidas see sinu soov nii-öelda välja näeb, kui sa oled jõudnud tulevikku sellesse hetke, kus see on täitunud. See, mida sa tahad oma elus näha ja kogeda. Et lihtsalt vaata seda, mismoodi see välja näeb. Mis koht see on, kus sa seda koged? On see kuskil õues või toas, linnas või looduses? Et mis kohas sa seda koged? Ja vaata ka seda, kas sa oled seal üksi või on seal veel inimesi. Ja kui seal on inimesed, kes need inimesed on? Ja kui sa seal kohas oled, siis ka kuulata korraks, kuulata neid helisid, mis seal on. On seal inimhääled või loodushääled või vaikus äkki. Ja kujuta ette, et sa saad seal tõmmata ninaga õhku sisse ja tajuda neid lõhnasid, mis seal on. On seal mingid looduslõhnad või toidu või joogilõhnad. Parfüüm võib-olla. Lihtsalt koge neid lõhnasid, mis seal on. Ja seejärel pööra tähelepanu sissepoole ja taju, mida sa tunned seal selles hetkes, kui see sinu soov on täitunud. On seal rõõmu või rahu, õnnetunnet, elevust, mis iganes see on, mida sa tajud. Tunneta lihtsalt seda, mis see tunne on, kui sa oled selle soovini jõudnud. Ja seejärel, kui saad, siis vaata ennast natukese kõrvalt, umbes nagu kärbes seina pealt või kaamera, mis sind eemalt vaatab. Märka ka ennast selle pildi peal, et mida sa teed seal. Oled sa püsti pikali istumas, liikumas. Ja vaata ka seda, mis su näost vastu paistab. Ja mine nüüd uuesti nii-öelda enda sisse tagasi ja koge veel kord, et kuidas sul seal on olla selles hetkes, kus see sinu soov, eesmärk, siht ongi täitunud. Mida sa tunned seal? Ja seejärel vaata lihtsalt seda pilti tervikuna, seda, kus sa oled, kes sa oled, kuidas sa ennast tunned ja pane sellele pildile ka üks selline pealkiri, üks märksõna lihtsalt, mis selle kokku võtab. Mis iganes seal, mis esimese hetkena tuleb. Ja seejärel võtta see pilt kaasa ja tea, et see pilt on olemas ja juhatab sind ja toetab sind sinu eluteel ja aitab sul näha siis neid märke, võimalusi, inimesi, kes on teel selle sihi või eesmärgi poole. Ja täna veel kord, täna enda südant, kaasteelisi ja tea, et see asi juba on juhtumas, kui selle poole liikuma hakata. Ja võtta ta kaasa ja kui sa valmis oled, siis võid silmad lahti teha ja kaamera uuesti sisse panna, et siis ma näen, et olete tagasi.
Ja enne kui me lõpetama hakkame, küsin, et kas kellelgi on selle väikse harjutuse kohta küsimusi? Ja kui ei ole, siis ma veel nii palju kommentaariks ütlen, et öeldakse, et seda pilti tasub iga päev endale meelde tuletada, kuidagi uuesti läbi mängida, nii et ta saaks tõesti sinu omaks ja sinu alateadvus hakkab siis ka uskuma, et see tõesti on juhtunud ja see on nagu reaalne, et see ei ole ainult niisama unistus, vaid see juhtub. See on üks asi. Ja teine on siis ka hakata selle poole liikuma, et tõesti iga päev siis teha midagi väikest, see ei pea olema suur asi, aga küsimus on, et mis on need väiksed asjad, mis ma saaks täna ära teha selleks, et see asi juhtuma hakkaks. Ja vahel ma olen seda harjutust teinud ka nagu meeskondadega sellest võtmist, et milline näiteks on siis see meeskond või meeskonna vaim, et mida me teeme, näiteks milliseks me tahame saada. Et see kuidagi avab mingisugused teised tahud siis inimese elus ja meeskonna elus. Et ta kuidagi hakkab just nagu sisemiselt meid tõmbama, selle asemel, et mida kuidagi pussima, et ta tõmbab siis meid enda poole. Et selline väike harjutus, mida võite katsetada, vaadata, kuidas see teiega töötab. Aga nüüd on küll aeg nii kaugel, et me peame vist Ivar kokku võtma, eks? Jaa, me peame kokku võtma ja võtaks selle niimoodi kokku, et me ei tee sellist suurt ringi, aga lihtsalt kuidagi enda jaoks ka võtta nagu kokku see tunnikene, mis me koos olime, et pane siia chati kirja, et see on meie jaoks ka hea, sest et teada, et mis väärtust inimesed saavad ja pane siia chati kirja ühe lausega, et mis oli täna sinu jaoks kõige rohkem väärtust loov või inspireeriv või mis iganes nurga alt sa seda nagu enda jaoks mõtestada tahad, et mis oli sinu jaoks kõige väärtust loovam. Ma ise panen samal ajal siia taustaks reklaami ka, et kus te saate meie kohta nagu rohkem pärast veel nagu edasi, läks vale pilt. Edasi uurida ja lugeda ja iga neljapäev juba täna on uus osa väljas, teeme Reelikaga koos, teeme juhtimisteemadel ka podcasti, nii et tasub kuulata ja täna just tund aega tagasi 8. episood ka välja läks, aga kui need teemad teid kõnetasid, et siis Põhi5 sotsiaalmeedias me päris palju jagame neid asju täitsa tasuta, aga pane siia chati kirja, et siis me näeme, mis oli sinu jaoks täna kõige väärtuslikum, et saame sellise kokkuvõtva ringi peale teha selle viimase minutiga, et kõigil on väärtus enda jaoks sõnastatud. Jaa, aitäh. Nii, miks harjutus? Heaolu loomine, väikeste hetkede märkamine, võtta aega ja teadlikult keskenduda eesmärkidele ja nende saavutamisele. Oma probleemi võrdlusmaailma mastaapi toomine toob kenasti maa peale. Jaa, võitas ka mind täna jälle. Ja spirituaalne intelligentsust ja rahu toomist ja tore, et puu paralleel kõnetas. Jaa, me oleme nüüd juba 1 minuti kasutanud rohkem teie aega, aga ma loodan, et see 1 minut oli ka seda väärt, et võtta enda jaoks kokku, et see peatumine ja mõtestamine on ka hästi oluline, et me kas päeva lõpus, päeva keskel, lõunapausil teeme vahepeal selliseid lühikokkuvõtteid ja peatume ja mõtestame, et uued asjad tekivad siis, kui me midagi ära lõpetame, ehk et eelmise lehekülje lõpetame, peatüki lõpetame ja sõnastame ära, et see oli nüüd see väärtus, mis me saime, et siis saab ka midagi uut tulla. Nii et suur aitäh, et olite meiega nii siin laivis kui ka nendele, kes hiljem YouTube'i kanalist meid järgi vaatavad ja järgmiste kohtumisteni ja õnneks on tänapäeval lihtne üksteist leida väga kergesti, nii et lisage julgelt igal pool kanalites ja LinkedInis ja täna me oleme võrgustiku maailmas ja üksteisele
suhetega toeks, nii et aitäh teile ja kohtumiseni järgmisel korral. Mõnusat. Ja ilusat oma elu loomist. Ma vaatanud. Tänud.